Mul on homme äraminemispidu, kõigepealt sõpradega ja siis tulevad töökaaslased ka. Ma olen kogu aeg olnud viimasel dressides ja asjadega mõllanud, ehk siis ma tahaks nüüd võib-olla kleiti kanda või midagi. Kui me läheme pigem baari, siis ma ei tunne, et ma saaks mingi full glam kleidi panna. Aga mul on idee. Ehk siis aeg on suunduda Humanasse, kus peaks olema 1 euro päev või 2 euro päev. Vaatab. Wish me luck! Kolin ma Ungarisse. Ja Budapesti täpselt nii. Üks toredamaid asju taaskasutuspoodides käies on leida veidraid riidesemeid. Kunagi mul oli isegi sõbrannaga üks blogi, kus me huvitavamaid leide tutvustasime. Võib-olla see on isegi internetiavarustes veel alles. Nii on aeg hakata panema ennast valmis tänaseks relocation partyks. Ma käisin eile Humanas, nagu ma ütlesin, sest et mul oli peas mõte, mis outfit võiks olla. Nimelt, ma ostsin hiljuti ühe kleidi. Mul tuli meelde, et selle sarnase kleidiga mul on Pinterestis üks pin salvestatud. Ehk siis ma nüüd kogusin sealt inspot, panen pildiga ja vaatame, mis sest välja tuleb. Tegin mingi 15 minutit tiiru, ostsin mingi 4 pluusi. Nüüd ma siis katsetan. See on number 1 variant. Mulle meeldib see võrkvarrukas siin, aga äkki teistega läheb paremini. Pluus number 2. See tuli mulle sellepärast kaasa, et ma kutsin, et väike siuke funky varrukas võiks anda siia vunki juurde. Mulle meeldib see rohkem kui eelmine praegu, aga võib-olla see on natuke liiga nunnu. Sellega oli samamoodi see varruka mõte. Siin on natuke see puffi, et lisada sellele, mis on muidu väga siuke ümber natuke siukest laiust. See mulle ei meeldi. Ma tahaks seda varrukuseks, mulle meeldis selle teisele, et ta oli siuke vaba. Sellel nagu... See on kõige rohkem selle inspo pildiga sama vibe. Ma jällegi tahaks, et need varrukutaks nagu laiem, et ma tahaks lisada mingit siukest flairi veits siia. Mulle meeldib see... Oh, honey! Ma olen 2 vahel valik. Ma pean mõtlema, mis ma jalga ja kuidas vibe on. Ja annused valida. Kuna pildid olid vansid, siis ma proovin seda varianti ka. Praeguse isuga mulle meeldivad kõige rohkem mu näigid, kontsad ja siis tegelikult mu Dr. Martensid ka. Teen meigi ära ja siis vaatan. What is the thing that one thing that you're gonna miss a lot about Sonia? Nothing. No, well, say one thing, please. I mean, like you know, okay, it's not pretentious, but you know, the right answer would be like my people, and like of course it is the thing that people like, and I think it will hit later because it hasn't happened yet. Yeah. But I also feel that like I have more motivation to come here. But right now, like I think still my apartment because I've like put so much into it, and I've really built really put my heart into it, and it's my safe space. So that feels like this is like one of the hardest things to let go right now. And the thing that you're the happiest the most to get rid of? Oh my god, weather. Okay, so Kärolin, what do you want to tell yourself, your future self, right now? Leave a message for your future self. Just don't go too crazy. I mean, is it recording? It's recording. Ma olen lõpuks ometi jõudnud lennujaama.
ajama oma 3 kohvri, pluss selle käsi pagasi sellega. Ma ei olnud nõus oma mõnnakat maha jätma, ehk siis nüüd ma olen siin layered väga ihistatud. Ja siis ma hakkasin kodust ära tulema, siis ma avastasin, et mul ei ole ühtegi sokki, mis ei oleks ära pakitud, ehk siis nüüd läheb shoppamiseks, sest et see on rõve siin sees praegu. Ja mul on täna kaameranäide ka kaasas. Üks kõige toredamaid asju, mis ma tahaks teavitada, on see, et peale minu on siin veel Angred. Otse Austraalia kuumusest. Kuidas olla on? Küll. Sisu eest ootan annetusi, panen iPani alla.